te ju ennem nägite ära ka umbes, kus see jalavägi, ta jalastus ju hiljem, on ju. Toimus siis Lõuna maakaitseringkonna õppekogunemine. Fookuses on meil täiendõpe ja laskeõpe ja osalevad praegu siis Põlva, Tartu ja Sakala malevad. Senimaani oleme saanud relvaõpet, nii täiendõpet kui ka siis uute relvade väljaõpet, läbi viidud erinevaid laskeharjutusi ja täiendkoolitusi siis relvade kasutamiseks. Plaanis on siis läbi viia hetkel kombineeritud rühma varitsus ja viime seda siis läbi erinevate siis jagude ja relvasüsteemide koostööl. Jalaväejaod teevad siis varitsuse ja seda toetab siis tankitõrje kahurirühm ja miinipilduja rühm. Meeste moraal on väga hea, meeste moraal on kõrge, et väljaõpe on olnud väga põnev, väga intensiivne ja pigem on siis täna õpitud väga palju uut ja meestele on meeldinud samuti endale, et olen jälle saanud uusi kogemusi, uusi teadmisi ja kindlasti on korda läinud õppus juba senimaani. Oleme Nursipalu õppepolügoonil linnalahingu siis platsil ja me oleme Tartu maleva Bravo kompanii maakaitseüksuse teine rühm ja me õpime siin lahingtegevusi linnalahingu oludes. Täpsemalt siis hoonestatud alal liikumine ja ruumides liikumine, ruumide puhastamine. Siiamaani on läinud väga hästi, sõdurite moraal on väga kõrge, teotahet ja õppetahet on ka kõigil omajagu. Seoses veebruarikuiste sündmustega on meile tulnud väga palju uusi liikmeid ja siin me oleme praegu selleks, et siis neile kõigile tutvustada nende siis sõjaaja ülesandeid ja näidata, kuidas seda siis võiks teha ühel või teisel moel. Põlev! Hetkel oleme Kardla õppeväljal ja siin toimub meestele pioneeriõpe. Pioneeriõppes siis A-kategooria lõhkeõpe ja miinide paigaldamise õppe. Praegu õhkamised käivad ja nädal on olnud juba päris pikk. Oma üksusega oleme läbi viinud mitme päeva jooksul erinevaid jalaväetrille, harjutanud varitsusi ja läbi mänginud erinevaid stsenaariumeid, mis siis meie enda üksuse spetsiifikast on olulised.